Päevakorrapunkt 21, ettekandja, palun, Jarno Laur. Kinnisasja sundvõõrandamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine, palun. Hea volikogu, tahame ühe ebameeldiva ülesande teilt ära võtta ja soovime, et te delegeeriksite siis sundvõõrandamise seaduses omavalitsusele antud ülesanded, delegeeriksite ära linnavalitsusele. Ehk tegelikult on elu toonud ette esimese juhtumi, kus ilmselt tuleb tegeleda sundvalduse seadmisega ühe tehnovõrgu rajamiseks läbi ühe krundi ja avastasime, et sellist volitusnormi ei ole ja arvasime, et vaevalt, et volikogu tahab seda suures saalis arutada. Aga jääks kehtima ka edaspidiseks. Minu poolt kõik. Nii, siin on kindlasti palju küsimusi. Vastupidi, komisjonides hea, see on ettepanek. Jätame vahele kõik kaasettekanded või kuulame kaasettekandja siiski. Aga Olev tahab siiski öelda 3 sõna, palun. Eks komisjonile meeldis ka see, kui linnavalitsus teeb töö ära, mis tema ülesandeks nagu nii sisuliselt on. Ja komisjon toetas ühel häälel seda eelnõu. Selge. Siiski on üks küsimus. Palun, kolleeg Laurson. Aitäh, ja komisjoni esimees, et mis kaalutlustel komisjon arvas, et seda oleks targem teha mitte volikogul, vaid hoopis linnavalitsusel, et tänases olukorras võib-olla on antud juhtumil linnavalitsusel selge tegutsemisskeem, aga võib-olla tuleb siin edaspidi selliseid juhuseid, kus need asjad nii selged ei ole ja kus volikogu peaks võtma vastu otsused. Miks nii arvati? Jah, ma saan küsimuse tagamõttest aru, see kerkis korraks komisjonis ka, et see jääb ka ju tulevikuks, see volitus. Antud juhul jah, see mõne ruutmeetri maa kätte saamine linnal on hädavajalik, et mis juhtub siis, kui tulevikus mingi linnavalitsus kuskil hakkab nagu julmalt siin tegema seda, mis volikogule ei meeldi, aga see, et see volitus on olemas, volikogu võib ju alati ka pärast seda sekkuda ja volituse tagasi võtta ja nii edasi, ega see ei tähenda seda, et nüüd on aamen kirikus ja enam me muuta olukorda ei saa. Ja seetõttu komisjon jäi seisukohale, et las ta läheb linnavalitsuse kätte, seda enam, et see eeldab juriidilist aparaati, mida volikogul ju ei ole, see tegevus. Aitäh. Küsimusi rohkem ei ole, sõnavõtusoovi laekunud ei ole, repliigid vahetasite omavahel juba ära, aja kokkuhoiu mõttes ma näen lõppsõnasoovi ei ole. Kes on seda meelt, et otsus vastu võtta, palun käega märku anda nüüd. Poolt 23, kas on ka vastuhääli? 1 hääl on vastu, siiski 2 kogunisti, aga sellega on otsus vastu võetud.